Tere! Mina olen Lenno Põder. Uuema põlvkonna VDO digitaalse sõidumeerikuga on juhikaardi väljasoleku aeg võimalik lihtsalt märkida puhkeajaks. Seadus ütleb ka, et kui juht kasutab digitaalset sõidumeerikut, siis peab ta sõidukis mitteviibimise aja manuaalse sisestusseadme abil märkima kas vastavalt muu tööna, valmisoleku ajana või siis puhkeajana. Ma toon ühe näite. Juhil lõppes tööpäev ning ta võttis juhikaardi välja. Siin on tööpäev, tööpäeva lõpp, juhikaart välja. Tal algas puhkeaeg, oma isiklik aeg. Tööd alustab ta näiteks 2 päeva pärast. 2 päeva vahet. Ta tuleb autosse, sisestab oma juhikaardi ja sellel hetkel siin on tal siis võimalus puhkeaeg kanda juhikaardile digimeeriku abil. Just nagu kettamehed joonistavad ketta tagumisele küljele ruudustikule puhkeaja joont. Vaatame, kuidas see käib VDO uuema põlvkonna digimeerikul. Paneme juhikaardi sisse. Nii, ja nüüd jälgime ekraani. Siin ta ütleb meile, et kohalik kellaaeg ja UTC kellaaeg. Juhi nimi. Viimane eemaldus, sest millal siis kaarte välja võeti. Ja nüüd, kas teha täiendav sissekanne? Ja täiendav sissekanne ongi see, millal juht saab ära märkida kaardi väljasoleku aja teatud tegevustega. Antud juhul siis me tahame täiendava sissekandena sisestada puhkeaega. Jah, ja vajutame OK. Nüüd Siemens VDO mudelitel on siis näha, et siin üleval on näha kellaaeg, millal kaart välja võeti. Kellaaeg ja kuupäev. All siin on kuupäev ja kellaaeg, millal juhikaart sisse pandi. Ning siin kõrval vilgub sümbol puhkeaeg. Ehk siis, kas siit kellaajast kuni selle kellaajani oli mul puhkeaeg. Ja kui ma liiga kaua mõtlen, kui juba 30 sekundit on möödas, siis tuleb alati teada, et palun sisesta, nii et üsna ruttu tuleb siin tegutseda. Aga seis on selge, et igal juhul kaardi väljavõtmine oli siin üleval real ja sissepanev siin all ning ma tahan muuta selle puhkeajaks. Vajutan OK. Nüüd neid kuupäevasid on kõike siin võimalik kellaaegasid veel muuta, aga mina ei taha, sellepärast et ma olen selle kellaaja kuupäevaga nõus. Kinnitan vaid need kuud ja kellaajad ära. OK-ga. Kinnitan sissekande. Jah. Algusriik. No, paneme siit algusriigi ka. Nagu ikka, see on meil alati siin, Poola. Paneme Poola. Nii, ja kogu lugu. Ja kui siia tekib nüüd kaardi sümbol, korralik nagu praegu, siis kaart on ennast kenasti sisse lugenud ja võin alustada teiste tegevustega. Nii, taas oli see väga lihtne tegevus. Nüüd on andmete järjepidevus kenasti olemas digitaalsel kujul. Ehk siis märkisin ära puhkeajaks. Kui kontrollija laeb andmed teie juhikaardilt kontrollimise ajal alla, siis ta näeb, et olete teinud käsitsi sissekande. Proovi järgi!